tagasi kodumaa rüppe. Pärast teist maailmasõda hakkasid paljud kunstnikud maalima loodust. See oli nende jaoks üks võimalusi, kuidas eemalduda poliitikast, aga ühtlasi ka viis, kuidas kinni hoida siinse maalikunsti traditsioonidest, kus maastikumaal oli olulisel kohal. Ent kahtlemata oli loodus paljude autorite jaoks endiselt ka lihtsalt tuttav paik, kus nad olid veetnud oma lapse- ja nooruspõlve ning mille dünaamikat nad tajusid varjamatu intensiivsusega. Loodusest ei tuntud rõõmu ainult kui vaatemängust, vaid ka kui keskkonnast, kus viibimine oli sama loomulik kui käe taskusse libistamine. Pärast teist maailmasõda tajusid paljud ilmajäetust. Igatseti endise aja järele, mis näis olevat kadunud. Juba sõja ajal pöördusid seetõttu paljud kunstnikud talumotiivide poole, kus kehastus nende arvates iseseisva Eesti tuum, arhailine töö ja looduslähedus. Antud maal on August Jannseni hilise loomingu ilmselt üks olulisemaid teoseid. Lauri talu asus Jannseni kodukülas. Oskar Raunam on kuuletunud valitsevale korrale, maalides karikatuurse stseeni elust, kus on alati kõik hästi. See on idealiseeritud kujutluspilt kenast Nõukogude Eestimaast, kus lehmad annavad ohjeldamatult piima, naisterahvad tassivad mannerguid ning päike ei looju kunagi. Raunam ei ole end siiski lõplikult lahti haakinud oma varasest loomelaadist. Teose foonil otsib ta ikka impressionistliku õhinaga värvide tundlikke üleminekuid nagu varemgi. See ilmselt Pirita jõekäärus valminud maal kujutab talvemaastikku, mis pole Eesti kunstiajaloos sedavõrd levinud, kui võiks arvata. Seda enam ka merd maalinud Uutmaa loomingus. Tähelepanuväärne on teosel maaliline topeldus, kus maapinna valged lumised välud peegelduvad taeva suurtes valgetes pilvelaamades. Viljandimaal Karksis asunud linaveski ei kuulunud tingimata 1950. maalikunsti ootuspäraste motiivivalikute sekka. Veski rajati juba 1763. aasta paiku ning vahetult enne teist maailmasõda renoveeriti see põhjalikult, kõneledes nõnda iseseisvate taluperemeeste kihistusest, omamata mingeid kokkupuuteid kolhoosi identiteediga. Okase otsus maalida just seda linaveskit on ühtaegu maaliline otsus, kuid seotud ka erinevate mälukihistustega. Richard Sagrits on kujutanud Karepat, kus oli tema sünnikodu. Sagrits ei proovi luua siiski vaid tööstseeni, vaid mõneti panoraamsemat vaadet elule maal. Lisaks heinategijatele näeme pildi vasakus servas kalapüüdjat, kes jagab näpunäited poisikestele, nii et tekib põlvkondade side. Kogu maalist õhkub idülli,
ning sentimentaalsust, mida rõhutab ka omakorda sinine taevas. Johannes Saal ei ole sellel maalil kinni pidanud ühestki ametlikust normatiivist ning on loonud pead täiesti abstraktse teose, mida iseloomustavad impulsiivsed värvipuhangud, justkui vabanedes köidikuist, ühiskondlikest ja isiklikest. Saali maastik on harva nähtavalt ekspressiivne ja tormiline soov värvide ja pintslitõmmete abil teha nähtavaks sisemine pinge. Maali tehniliselt on see aga julge otsing, mis mõjub 1950. kunsti kontekstis plahvatuslikult. Elmar Kitse maal illustreerib 1950. aastate meeleolusid kunstis, mil nõukogude realism oli täielikult kohale jõudnud ning teemad vaos võitud. Pealtnäha poliitiliselt neutraalne maastikuvaade kannab ometi nostalgiat arhailisest Eesti kujutluspildist, põllu ja veskiga taamal. Maali tehniliselt huvitab Kitse siin aga impressionism, mida inspireerisid meie kunstis Prantsuse modernistid, lastes taas avastada selle märgilise kunstivoolu mõjutusi Eestis. Sageli jõuavad kunstnikud oma motiivi otsingutel sarnaste paikadeni ning Rannamõisa pankrannik on see, mida maaliti mitmeti. Karl Burmani üks viimaseid akvarelle on erilise rõhu pannud avarusele. Pankrannik moodustab kulissi maaliservas, mille konkreetsed kontuurid aitavad veelgi enam rõhutada mere hajumist ning silmapiiri lõpmatust.